Nüüd hakkab rääkima aga naabrite omavahelistest suhetest. Kui ajalooliselt on ehk teada, et Eesti inimesed eelistavad pigem naabrist elada kaugemal, majad on ehitatud päris kaugele ja tülitsetakse ka kraavi ehitamise pärast. Näiteks Eesti kirjanduses on teada, siis tere hommikust, Ülli. Tahaks kohe küsida, kui head suhted Eesti inimestel oma naabritega üldiselt on, kuidas teile tundub? No mulle tundub, et see sõltub väga palju kogukondadest, kes koos elavad. Ja kahtlemata, linnakeskkonnas on see stressitase kõrgem. Tallinn on võib-olla esirinnas võrreldes Tartuga, kus on ju hoopis teine kontingent, kes elab, rõõmsad noored, tulevik on ja eks see kortermäädes võib-olla see kuidas ma ütlen, akumuleerub, sest et elab niivõrd palju erinevaid inimesi koos ja kuna kõikidel on erinevad arusaamad, erinevad ajalood, erinevad uskumused, erinevad väärtused, erinevad sissetulekud, siis eks see on täiesti loogiline, et tekivadki väga sagedasti just sellised konfliktsituatsioonid. Ja muidugi me ei saa unustada, et praegu on ikka väga palju igasuguseid isiksuse häireid ja mentaalseid ebastabiilseid kodanikke, kes toovad meile 80% kõikidest probleemidest. Aga kui me räägime sellest, et Eesti inimene kui suhtleja, siis ma arvan, et ta on täitsa tavaline suhtleja võrreldes teiste maailma riikide kodanikega. Lihtsalt me võib-olla oleme arvanud, et see on niimoodi. Aga kui sa ise hakkad suhtlema, siis nad suhtlevad kõik väga kenasti. Võta koer, jaluta pargis ja jumal. Jututeemasid on ühiseid. Elulugusid tuleb reas, ütleme niimoodi. Aga mis on need ikkagi need peamised probleemid, mis ajavad naabrid omavahel? No peamised ongi, et kui me peame võib-olla mõtlema psühholoogiliselt, et miks tekivad konfliktid. Konfliktid põhialus on see, et midagi on minu õiguste vastu, minu arvamuste vastu, minu väärtuste vastu. Ja selle all, mis tekib minul siis emotsioonina, mis on kogu keha ja aju ju töötab koos, kehaline seisundi nimetus on viha. Viha oma olemuselt, ega ta ei ole paha emotsioon, sest et ta annab teavet selle kohta, et midagi on sinu vastu. Ja küsimus on selles, ka mitte reageerida ei ole võimalik, ehk siis kui sa teed ka seal mingid vihamanagementid läbi, siis kui see välisimpulss tuleb, siis me reageerime kuskil 0,22-0,25 sekundit, isegi kiiremini, eks ju. Ja teatud mõttes on ka niimoodi, et kui inimene on 35 umbes kuskil, siis tal keha võtab üle aju juhtimise. Miks? Sest et tal on elukogemused, ja nüüd hakkab keha tegema kõik, et vältida seda situatsiooni. Ja väga tavaline ongi, et see, et viha all on hirm ja hirmu põhjus on hästi sageli just see, et me ei tea, mis hakkab saama. Ma ei räägi praegu siin patoloogilistest tüüpidest, kes naudivad seda, loobivad teie autosid teie munadega, nagu üks korterist esimees meile rääkis, et see väga suur probleem. Aga just tavaliselt, et ma ei tea. Ja nüüd hakkabki pihta see, et kuidas me oskame omavahel kommunikeeruda ja kuidas me oskame ka mingeid asju presenteerida. Reegel on ka see, et vastu tahtmist panna inimesi midagi tegema on võimatu. See on praegu põhiline juhtimisprobleem, et autoritaarne süsteem enam ei toimi. Miks? Sellepärast, et inimestel on valikuvabadus. Ja ma tegin oma koolitusklassides aastaid katseid, et elementaarne asi, et kui ma olen kätt kellegile ja panen talle jõhkralt teise käe peale, domineerides tema üle tugevalt, siis on kohe sensoorne tunnetus, mille peale automaatselt tema teine käsi tõstab kas siia peale või siis, kes on nagu viisakamad üritavad olla, käsi hakkab niimoodi tegema. Ehk siis see jõuga sa ei saa enam. Ja nüüd ongi see, et kuidas sa suudad siis hallata ennast ja enda suhtumisi just teistesse. Sest me väga sageli unustame ära põhilised asjad, et kõigil on õigus ikkagi oma õigusele, oma elule. Ja kui me tahame kedagi nõusse saada, siis me peame mõtlema ikkagi järgi, seda, et kuidas me teda nüüd nõusse saame. Meil endal oli just väga hea situatsioon paar päeva tagasi korteriühistu koosolek, renoveerimisprogramm, eks ju. Väga tihe, sage probleem, inimesed seisavad selle ees. Just, ja eriti terav veel. Miks? Sellepärast, et
et sissetulekud on erinevad, eks ju. Siis on need, kes on vanad majas olijad, see on uued, see on veel üürnikud, eks ju. Ja kõik on kogu aeg, omavahel tekivad niisugused ristasjad. Ja muidugi, eks ole, siis emotsioonidega on veel see paha asi, et empaatiavõimelised eriti, nad korjavad üle teiste emotsioonid. See tähendab seda, kui keegi on vihane, siis juba tema hääletoon hakkab tekitama sinu ärritavust. Ja selle vastu sa ei saa midagi. Aga reegel on see, kõige tugevam emotsioon näeb peale, rahu, ainult rahu. Teine reegel on see, kui on konfliktsituatsioonid, jumala eest, palun jätke rahule, on see siis kodus või naabritega või ma ei tea, tänaval vastaspoole isikuomadused. See on trikk, mida parimad advokaadid alati kasutavad. Teie arvate, teie mõtlete, teie ju, mis ei ole ju, aga peretülidesse kordub samamoodi, eks ju. Teie arvasite nii, mina mõtlesin nii, eks. Kus sa tead, mis ma arvasin? Ja siis ei jõuagi lahenduseni. Siis ei jõuagi lahenduseni. Ja hull on ka see, eks viha puhul, mis toimub, on see, eks organism valmistub võitluseks. See tähendab seda, et jäsemetesse koguneb 20% energiavarusid, mille arvelt, aju arvelt. Ehk siis lahendust ka pole. Ja seal on tegelikult samas, eks ole, me saame nii nii-öelda ajuga mõjutada keha ja kehaga mõjutada aju. Ja seal on väga lihtsad trikid, et kui sa ei saa hakkama ajuga, eks ole, et okei, sul on juba niuke ajalugu selle naabriga, et siis proovi teha mida. Kui oleme vihased, siis automaatselt käed lähevad meil rusikasse või pingesse. See on vana asi. Näitame nii edasi. Näitame ka niimoodi, eks. Aga nii kui sa lased lõdvaks ennast, siis sa teed ei saa enam olla vihane. Keel. Näiteks, kui me oleme vihased, lõuad lähevad ette, ma õpetan ju kehakeelt, eks ole, ju viimased 7 aastat. Agressiivsusega lõub tungib ette, alumised hambad lähevad ette, eks ole, hääletoon läheb järsuks. Inimene hingab sisse ja sügavalt välja ei hinga. Aga organism, mis teeb? Kui sa hingad sisse, valmistub tegevuseks, kui sa välja ei hinga, siis ta ei saa lõdvestuda. Nii. Järgmine asi. Viha on ainukene emotsioon, mis tapab kiiresti. Miks? Sellepärast, et ta lükkub sul pulsi kohe üles. See on kõige parem konflikti juhtimine, mida mina olen elus õppinud. Oli, kui ma lugesin just uuringut inimeste kohta, kes olid siis insuldi üle elanud ja neil paluti meenutada insuldile eelnenud situatsiooni, siis üle 90% oli see koos vihaga seonduv situatsioon. Ja nüüd, kui nad meenutasid, siis pelgalt sellelt läks see viha üles, eks ju. Ja võt see sama asi, kui sa vihastad, siis keda sa tapad? Seda, kes sind vihastas või ise ennast. Ja mul hakkas alalhoiu instinkt tööle, sest et laiemas perspektiivis sa lühendad enda elupäevi. Kusjuures nagu eks ole öeldakse, et me peame aru saama, mida me saame muuta, mida me ei saa muuta. Ja tavaline on ka see, et igal asjal on 2 poolt. Ehk siis see, mis näiliselt võib-olla on nagu kohutav. Tegelikult tavaliselt ei ole nii kohutav. Ja lisaks sellele alati see igas konfliktis, igas sükses kukkumises on alati parem pool. Ehk siis rahu, ainult rahu on nagu põhiline asi. Ja mida rõõmsameelsem sa oled, seda rohkem sa ise tood testi. Kui üks kiire soovitus anda, tõepoolest, ma arvan, kevadel on päris paljudel korteriühistutega koosolekuid ja need korteriühistu koosolekud võivad olla, ütleme siis, vaatluse mõttes väga huvitavad. Aga kui seal tulevadki kokku inimesed, kellel on kõigil täiesti erinevad vaated, ta võib-olla aasta jooksul kogunenud oma viha naabri vastu, kes on kelle kinni parkinud või midagi muud hullu teinud, siis mis on see soovitus, et millest alustada, et oleks enam-vähem normaalne? Kuna tõesti sel hetkel, kui sa oled selles asjas sees, eriti sa oled ju kaasatud emotsionaalselt, eks, on seda päris raske reguleerida. Niimoodi teadlikult ja kohe, et hingad seal sügalt või ma ei tea mida iganes. Aga üks jube hea trikk on küll. Keel. Laske keel lõdvalt, see on neuroteadus nüüd. Keel lõdvalt langeda oma suu põhja. Selline soovitus. Ja, sest et see on võimatu, sa ei saa olla siis vihane ja sa saad vähemalt endale aega ja tänu selle sul hakkab aju normaalselt tööle ja sa saad mõelda, kuidas tegelikult oleks parim edasi minna sinu enda jaoks, mitte ainult teiste jaoks. Aitäh täna hommikul tulemast avamast seda maailma, mida võiks ära kasutada oma naabritega suheldes, et kõik oleksid rõõmsad ja elaksid rõõmsalt üksteist.